Tere tulemast kuulama. Mina olen Matis Palm, Telia küberturbelahenduste insener. Ma loodan, et Tartust on ka meid kuulda, räägin teile turvalise ärikliendi internetist ehk siis Telia jaoks uuest normaalsusest. Küsimusi võite küsida kohe, kui teil midagi huvi pakub, või siis on lõpus ka meil natuke aega küsimuste jaoks ja Tartus saab ka meile küsimusi esitada, nagu ma olen aru saanud, et saab läbi SMS-i meile edastada neid. Aga ma loodan, et te olete enam-vähem kursis, mis asi on Telia turvanet, aga räägime natuke üldisemalt ja nii, üks hetk. Räägime natuke üldisemast tänapäevasest küberohtudest internetis. Räägime, mis asi on turvanet, mis selle sisu on, miks on see tõhus, mida annab turvanet meie klientidele, tõrjestatistika ja järelduste kohta ja kuidas siis enda raportit uurida ja mida sellega nagu peale hakata. Ja lõpus räägime natuke ka meie tulevikuplaanidest seoses turvaneti teenusega. Esiteks siis paar infokildu meie meediast, eriti Eesti meediast viimase 2 aasta jooksul on see teema siin järjest rohkem üles tõusnud, eriti seoses Covidi ja inimeste kodus töötamise ja üldse nii-öelda IT-ga seotud teemadel, et küberturvalisus on järjest rohkem teemaks nii klientidele kui Teliale ja meie oleme siis enda poolt siis lansseerinud eelmise aasta suvel juba uue teenuse, mis siis aitab ettevõtetel enda küberturbe nii-öelda baashügieeni taset tõsta ja aidata nii-öelda luua visuaalselt teadlikkust ja pilti enda ettevõtte nagu seisukorrast ja töötajate nii-öelda teadlikkusest. Telia tegi eelmine aasta ka koostöös turu-uuringutega küsitluse 300 ettevõttele, millest siis järeldus, et vähemalt aastal 2021 oli, või 2020 oli üle poole küsitletud ettevõtetest kokku puutunud küberrünnakutega selle aasta jooksul ja need, kes olid kokku puutunud, andsid vastusteks, et on suurem oht, et need ründed või ohud realiseeruvad uuesti. Ehk mida suurem oli tegelikult ettevõtte teadlikkus ja küpsustase, seda rohkem oldi teadlikud enda riskidest just välismaailma ja IT-maailma kohta. Et järjest rohkem on seda nagu teemat meediapildis, ka Telia nii-öelda kommunikatsioonis on seda kindlasti rohkem näha olnud ja meie just juhime enda fookust sinna suunas, et kuidas me suudaksime nii-öelda võimalikult palju kliente viia nii-öelda paremale tasemele sellega seoses. Räägin natuke põhilistest ohtudest internetis. Viimasel kümnendil on muutunud küberründed selliseks suht populaarseks ja kasumlikuks äriks, ehk tihtipeale on siin toodud näiteid, kuidas erinevad küberrühmitused on enda uksed kinni pandud, sest raha on lihtsalt kokku kogutud nii palju, et on enda nii-öelda pensionipõlv põhimõtteliselt kindlustatud. Aga mis on muutunud, on see, et ei rünnata enam suuri ja rahvusvahelisi ettevõtteid, vaid võetakse ette just väikeseid, kellel tihti puudub enda nii-öelda IT-võimekus, enda IT-meeskond, ei ole inimesi, kes haldaksid seadmete elukaart, ei ole nagu küberturbe nii-öelda raamistikuprotsesse ja inimesi, kes sellega iga päevast päeva tegeleksid. Ehk tihti mõeldakse, et mis on põhjus või tagajärg, kui sellega ei tegeleta, aga arvatakse, et minu väike ettevõte ei ole ju tegelikult kellelegi nagu sihtmärk. Aga kuna nii-öelda see reaalsus on muutunud, ehk ei rünnata enam nagu kindlaid spetsiifilisi tüüpe ettevõtetest, vaid
otsitakse interneti läbi ja kammitakse läbi kõige kergemaid võimalikke auke ja patchimata seadmeid, just sellele eesmärgil, et koguda siis nende ettevõtete kohta väärtuslikke andmeid, ehk kogutakse kokku isiklikke andmeid, kliendi andmeid, erinevaid sisevõrgu ligipääse ja sealt liigutakse edasi siis krediitkaardi andmete varastamisele ettevõtte seest või istutakse teie veebilehele või e-poele mõni kurivara, mis teie klientide krediitkaardi andmed ära varastab. Ja tihti juhtub ka see, et need, kes on esialgsed ligipääsud teie keskkonda sisse teinud, annavad selle teate puhul ka edasi järgnevatele inimestele, kes siis koguvad needsamad andmed kokku, krüpteerivad teie seadmed ära ja ähvardavad juhul, kui te neile lunavara ei maksa, et need andmed lekitakse kas kohalikusse meediasse või pannakse müüki kuhugi tumeveebi, ehk siis isegi kui teil on olemas backup-süsteemid, suudate oma süsteemid taastada, aga kliendi andmed on ka kadunud, ehk sealt siis tekivad siis juba järgnevad probleemid, näiteks GDPR-i trahvid klientide poolt, usalduse kadu ja kõik muu selline. Ja miks on Turvanet siin kasulik, sellepärast et isegi kui teil on välja arendatud või ostetud ja juurutatud erinevad turvalahendused ja rünnete kaitsed, siis tegelikult on kõige nõrgem lüli üldjuhul ettevõtte üldpildis kasutaja. Ehk isegi kui ründajad ei suuda kuidagi väljapoolt teie süsteemide sisse saada, siis on väga kerge saata kasutajale mõni email, kus on mõni kahtlane manus või link, kuhu teie töötaja hea meelega klikib ja tihti on need juba jõudnud sellesse tasemesse, et suudetakse täiesti üks-ühele järgi teha kas SEB, Swedbanki või Telia iseteenindust, pangakonto ligipääsu või e-poe ligipääsu ja sealt on väga kerge kokku korjata siis just teie töötajad, ma ei tea, kas panganduse inimese või finantsarvestaja või raamatupidaja kontaktid ja sealt seda järjest samuhaaval ära kasutada just ettevõtte protsesside arusaamiseks ja kõige halvemal ajal salvamiseks. Ja kuna tavakasutaja jaoks peaksid olema kirjad avamiseks ja lingi klikkimiseks, siis on Telia siis toonud välja sellise tehnilise lahenduse, mis otseselt ei jälgi teie töötaja igapäevast tegevust, aga kui tuvastatakse teie internetiliikluses mõnda kahtlaste linkide avamist või teada-tuntud kurivara või phishingu lingi kasutamist, blokeeritakse see teie kasutajale ja kuvatakse selle kohta ka visuaalne teavitus. Ja siin tulebki mängu siis Turvanet, mis on siis Eesti mõttes ainulaadne teenus, ehk pakume siis nii internetti kui ka turvafiltrit põhimõtteliselt tavalise ärikliendi internetiteenusena, mis siis võimaldab teil lihtsalt alustada enda küberturvalisuse taseme tõstmisega ettevõttes, saada üldpilte ette, mis teie kontoris toimub, millised seadmed teil interneti käivad ja kas teil võib olla nakatunud või ära kasutatud seadmeid, millega peaks edasi tegelema. Aktiveerime Turvanetil käib siis paari klikiga ja ka siseteeninduses pöördute enda kliendihalduri või Telia kasutaja toe poole ja see aktiveeritakse siis järgmise ööpäeva jooksul, et mingit mõju ega lisaseadmeid teie ettevõte ostma ei pea. Ja meie statistika järgi saavad reaalselt kasu Turvaneti filtrist igapäevaselt 85% meie kliente. Et hetkel on siin all ka natuke statistikat, et hetkel on 57% Telia äriklientidest siis liitunud selle teenusega ja eesmärk on jõuda siis 90%-lisele kattuvusele järgmise aasta lõpuks. Siin ka siis selline lühike ülevaade, kuidas siis loogiliselt Turvanet kliendi vaatest välja paistab, ehk
teil on Telia internetiühendus, kas siis ruuteri või mõne eriseadmega, mis siis toob sisse nii-öelda internetti ja viib välja nagu teie juures nagu erinevad ühendused, mis siis käib nii-öelda krüpteerimata liikluse analüüsiga siis meie filtris läbi. Ja kaitstud on siis kõik teie ettevõtte nii-öelda perimeetris asuvad seadmed, võrguseadmed, serverid, tööjaamad ja nutiseadmed ja IoT-seadmed. Ja ise jääb siis pilve, ehk teie jaoks mingit uut seadet ega nii-öelda tehnoloogia muudatust teha vaja ei ole. Jaa, me jõuame sinna kohe, jah, et raportist räägime kohe paar slaidi edasi. Et ma räägin siin kiirelt sellest meie nii-öelda visioonist, ehk meil on nagu loodud siis kõikidele äriklientidele ühtne turvapoliitika ja tehnilisemalt siis on seal nii-öelda, nagu ma enne mainisin, krüpteerimata liiklusanalüüs, ehk siis kõik seadmed, mis teie võrgus on, tegelikult suhtlevad internetiga läbi DNS-i ja IP-põhise nii-öelda liikluse, mida me siis põhimõtteliselt lahti krüpteerima ei pea ja suudame siis tuvastada nii-öelda erinevaid pöördumisi, erinevaid kahtlaseid tegevusi siis puhtalt krüpteerimata liikluse pealt. Ehk siin on siis pahatahtlikud veebilehed, õngitsemised ehk phishingud, spämmid, viirused ja ka nii-öelda robotvõrkudesse nakatunud seadmete tuvastus ehk siis botnetid. Ja väljaspoolt kaitseme siis sellise sissetungi tõrjesüsteemi eest siis erinevaid servereid ja teenuseid teada-tuntud turvanõrkuste ärakasutamise vastu. Ja Fortinet on siis meil see nii-öelda see keskteenuse nii-öelda tehniline partner, kelle nii-öelda seadmete peal me selle nii-öelda teenust siis osutame. Küsimus oli juba sinna raportist. Raportit on võimalik näha siis meie iseteenindusest. Kodulehel on näha ka nii-öelda üldine nädalnumbrites, mida me igapäevaselt selle uuendame. Ehk see on siis nii-öelda numbrite kokkuvõtta kõikide klientide üleselt. Ehk kui palju teil klientidel on tuvastatud mingid sündmuseid ja nii-öelda üldpilt, mis on siis jagatud klientide vahel kokku. Kuidas klient ise tuvastab või näeb, et tema nii-öelda töötajad, ütleme, et kliendi nii-öelda IT-juht võib-olla igapäevaselt ei näe seda, aga kuidas nii-öelda kasutajad saavad aru, et nad on kuhugi valesse kohta klikkinud või vale mingi attachmenti või nii-öelda meili lahti teinud, ongi siis selline visuaalne nii-öelda pilt, mida kuvatakse siis brauseris või rakenduse sees, mis siis teavitab täpselt, et mis põhjusel on tuvastatud mingi potentsiaalne oht, kuidas sellega nagu tegelema peab, kui on see mingil põhjusel valesti kategoriseeritud või on see kindlasti äritegevuseks vajalik. Tihti leiame me ka nii-öelda tavalisi nii-öelda teenuseid, mis tegelikult on nagu teenusepakkuja teadmata siis nii-öelda ära kasutatud, ehk siis nii-öelda ettevõte ise ei ole teadlik, et keegi nii-öelda kasutab tema nii-öelda platvormi nii-öelda pahatahtlikult ära ja siis me oleme aidanud nii-öelda klientidel enda nii-öelda avalikult kättesaadavaid veebilehti parandada. Aga kui on probleeme, kui on nagu ja siis saab pöörduda meie nii-öelda helpdeski poole ja koos siis saame nagu nii-öelda seda teenust nii-öelda paremaks teha, et nagu kõikidele klientidele oleks ühiselt parem ja turvalisem internet. Ja lõpuks siis jõuamegi selle raporti kohta, ehk raport genereeritakse siis iga ühenduse põhiselt eraldi, ehk kui teil on näiteks 5 erinevat kontorit ja kõikidel on juurutatud turvanet, siis hetkel tuleb iga kontori kohta iseteeninduses see lisateenused lahti võtta ja saate iga nüüd asukoha kohta eraldi statistika ja info. Ehk siin on siis nüüd viimase 7 päeva visuaalne ülevaade koos siis nende kategooriate tutvustustega ja on võimalik ka siis Exceli kujul nagu alla laadida detailsem info tuvastuste kohta. Ja võimalus on ka siis tellida läbi kasutajatoe viimase 30 päeva tuvastuste ülevaade.
ja siin on üks näide, mida meie siis oleme näiteks augustikuu jooksul tuvastanud, mida see pilt näitab, on siis kahjuks on selle teleka peal see natuke udune, aga siin on sellised rohelised ja kollased ja natuke punasemad mummukesed, mis siis põhimõtteliselt näitavad, millistest erinevatest asukohtadest ja internetiteenusepakkujate poolt me oleme siis tuvastanud Eesti klientide pihta tehtud erinevaid rünnete tüüpe. Kui keegi tahab küsida, mis siin punases on, siis augustikuu jooksul oli meie topis oli Bulgaaria. Tuleb augustikuu kohta välja, et Kanadast vist ei ole jah ühtegi tehtud, aga noh, Siberis on pigem see loogika, et me mapime seda nii-öelda internetiteenuse pakkujate põhiselt seda. Ehk ma ei tea, kui palju nii-öelda internetiteenuse pakkujaid otseselt Siberis asuvad, aga noh, ütleme nii-öelda Venemaa osa on seal kindlasti kaetud, et nad ilmselt ulatuvad üle terve Venemaa. Ehk see ei ole nii-öelda üks-ühele pilt, et sellest majast on nii-öelda tehtud see nii-öelda rünnak. Ja siis ka natuke nii-öelda meie top 10 natuke tehnilisema poole pealt, et mida meie, see on nüüd augustikuu statistika põhiselt, et milliseid nagu ründetüüpe on siis nagu näha olnud meie võrgus. Ehk noh, topis on kindlasti erinevate nii-öelda default või nii-öelda seadmesätetes olevate seadmete paroolide ja kasutajatunnuste äraarvamine ja nii-öelda brute force imine ja ka erinevate nii-öelda botnetid või siis robotvõrgustike nii-öelda ründed meie nagu klientide ja seadmete pihta. Ja lisaks siis ka nii-öelda erinevad võrguseadmeid, mis ei ole siis patchitud või ei ole uuendatud. Näiteks top 10 meil tuli siis välja Tasani, Gbonid, mikrotikud ja Netgearid olid nii-öelda top 10 meie statistika järgi, mis me oleme siis nagu kinni püüdnud ja need nii-öelda ärakasutamised ära takistanud. Ja siis hetkel on see info küll nüüd siin slaidi peal, aga me liigume sinna suunas, et klient saaks aru, et mida ta näeb, mida ta peaks järeldama ja mida ta teha saaks. Ehk see info nii-öelda teljepoolsete soovitustega, mis on siis nii-öelda seotud nende nii-öelda graafikul nähtavate nii-öelda värviliste disainidega, oleks võimalik nii-öelda seostada, et millised peaksid olema järgmised sammud siis peale turvaneti kasutusele võttu. Ehk millised ründed me oleme nagu tuvastanud ja millised potentsiaalsed nii-öelda järgmised ettepanekud võiksime kliendile teha, näiteks siis kas arvuti küberkaitseplatvormi ehk siis antiviiruste EDR-i, kas küberhügieeni koolitus, mobiilseadmete keskhaldust või ka siis turvanõrkuste kontrolliteenuste nii-öelda tegemist, mida siis Telia nagu pakub. Noh, Telia ei ütle kindlasti, et te peate seda tulema meie käest ostma, aga meie eesmärk on nagu tõsta nii-öelda teadlikkust, et nagu selliste lahenduste abil te saate siis enda üldpilti nagu veel või nagu detailsemaks viia või ka aru saada, et millised osad teie võrgust või seadmetes siis neid kahtlaseid päringuid ja ohtlikke tegevusi siis teevad. Et turvaneti eesmärk on anda üldpilt, aga mitte nii-öelda detailset pilti teie nii-öelda sisevõrgust. Ja lõpetuseks on meil siis ka üks pildik meie järgmistest sammudest. Praeguseks saadaval on olemas turvaneti kõrval siis ka turvaline seadmenet, mille eesmärk on siis nii-öelda madalate kiiruste ja nii-öelda IoT või masin-to-masin seadmete vaheliste interneti ühenduste turvamine, ehk see on juba hetkel nagu tellitav. Lisaks üritame rohkem proaktiivselt pakkuda seda raportite edastamist klientidele, ehk iga kvartaalselt me saadame nii-öelda sellist ülevaadet klientide tuvastustest ja jagame nii-öelda soovitusi klientidele. Tegelikult üks slaid on meil siit vahelt ära kadunud, kus oli selle kohta ka näide olemas. Ja eesmärk on siis tulevikus jõuda ka selleni, et kliendid saaksid iseteenindusest valida, kui tihedalt neid raporteid ja teavitusi
ülevaadet enda keskkonnast saada tahaksid, et hetkel on see pigem nagu proaktiivne nagu Telia poolt, aga tulevikus sooviksime nagu kliente nagu kaasata sellesse nii-öelda vestlusesse. Ja aasta lõpuks ja järgmise aasta alguseks on meil siis planeeritud kas siis nii-öelda DDoS kaitse nagu funktsionaalsus sinna Turvaneti klientidele, ehk siis kaitseme teid Telia tuumikvõrgu tasemel erinevate ülekoormus ja jagatud nii-öelda võrgu ülekoormamise rünnete vastu. Ehk siis üks versioon tuleb siis nagu Turvanetiga kaasa põhimõtteliselt sama hinna sees ja siis järgmisel aastal ka nii-öelda kliendispetsiifilised lahendused on välja arendamisel. Ma vaatan korra, kas mul on see nii-öelda see raporti näite nagu slaid ka siin, aga tundub, et see on nagu kuhugi ära kadunud. Aga okei, noh siis ei ole midagi teha. Aga ma arvan, et tegelikult kõik ettevõtted, kellel on nagu Turvanet siin olemas, on seda nii-öelda ülevaatlikku raportit enda nagu postkastis näinud, et see vist saadeti välja augusti lõpus või septembri alguses, kui ma ei eksi. Ehk võib-olla on keegi nagu kokku puutunud ja teab täpsemalt. Aga siis lõppu väike üleskutse, et kui teil ei ole Turvaneti, võid soovitan sellega liituda, küsida enda kliendihaldurit või klienditeenistusest, mis see on, kuidas ja millise hinnaga te liituda saaksite. Ja kui teil on olemas see juba, tutvuge intsidentidega, tutvuge oma raportitega, mõelge selle peale ja küsige Telialt abi ja konsultatsiooni, et meie aitame teil raportit analüüsida, mõelda, kuidas te saaksite veel paremat pilti ja kuidas te saaksite enda töötajaid koolitada ja tehnilisi lahenduse juurde mõelda ja kuidas nii-öelda Telia kliendibaasi ühiselt nii-öelda paremasse tulevikku suunata. Aga nüüd ongi aeg, kui kellelgi on küsimusi veel raportite kohta, teenuse kohta, tehniliste osade kohta, et ma olen nagu hea meelega, meil on 8 minutit siin nagu aega küsida, et kui keegi tahab küsida, siis meil peaks olema siin see saali mikrofon ka, et siis see jõuab see heliga sinna nii-öelda Tartusse, siis ma ei pea üle korduma. Tere! Mõtlesin küsida korra sellest skännimise koha pealt, et äkki saab seal pildi panete või? Kus oli see, et mis laadi või tüüp, et teil oli seal ka viirused ja... sa mõtled see tuvastuste tüüpe või? Tuvastustüübid, jah. Ehk et kaks asja, et rääkisite sellest, et andmeside, nii-öelda krüpteerimata andmeside, et kas te mõtlete nagu, et mitte VPN-i suhtlus saate skännida, mis see on nagu iseenesest mõistetavane, aga nüüd et viirused, spämm, et need üldjuhul liiguvad ju nagu meili sees ja meililiiklus tegelikult meil täna on ju kõik ikkagi nagu ütleme, et siis serveri ja kliendi vahel ikkagi nagu turvatud, on ju? Jaa, me ütleme, meililiiklus me otseselt ei analüüsime pigem seda hetke, kui sealt toimuvad mingid päringud väljapoole, ehk kui sa avad mingi meili, siis tavaliselt tihti topitakse sinna sisse nagu mingid sellised päringud, mis käivad nagu mingite lisaasju sinna meili juurde toomas, et sellised asjad blokeerime ära, kui on seal meilis mingi link, kuhu kasutaja vajutab, selle me suudame ära blokeerida, või kui on nagu mingi fail või attachment, mis hakkab mingit lisafunktsionaalsust või nii-öelda ühendusse tegema väljapoole, selle me suudame ära blokeerida. Aga selles mõttes ta ei ole nii-öelda antiviirus, ehk kui sa midagi käivitad ja sul ei ole vaja mingit lisavõimekust tuua väljaspoolt või nagu luua seda nii-öelda tagaust välismaailmaga, siis seda me ei suuda nagu kinni panna, ehk nii-öelda lokaalsed asju me selle lahendusega ei blokeeri, aga järjest rohkem on loogika see, et see nii-öelda link või kurivara või kahtlane nii-öelda see manus tegelikult loob nagu esimese taseme sellele ründajale nii-öelda see keskkonda sisse saada, aga meie suudame kinni panna selle nii-öelda tagaukse tekitamise põhimõtteliselt. Just, ehk et kui tuleb see meil, kus on link, töötaja vajutab linki või keegi vajutab linki, siis suudate selle lingi nii-öelda, ütleme, et selle avanemise hetkel siis blokeerida, et seda ei laeks olla nii-öelda pahavara. Põhimõtteliselt avamise hetkel tekibki sul nagu koheselt nagu selline vaade. Anna talle. Et mida teha, kui Turvaneti raport ei avane? Kui Turvaneti raport ei avane, siis tuleb pöörduda meie kasutaja tukke ja siis meie
noh, vahepeal on meil olnud siin nii-öelda katkestusi selle nii-öelda teenuse töös, aga kui te pöördute, siis me kindlasti saadame teile nii-öelda selle raporti ise, kui hetkel on mingeid takistusi selle nii-öelda genereerimisel. Et seal on vahepeal mõned tehnilised viperdused meil tekkinud. Et pöörduge helpdeski ja nagu, et siis saab küsida kohe ka näiteks viimase 30 päeva nagu infot. Tere! Ja? Küsimus see, et kuidas ja kas Turvanet kaitseb ka kaugtöö tegevaid töötajaid? Hetkel Turvanet kaugtöö tegijaid ei kaitse. Hetkel on meil selle jaoks pigem teised lahendused, ehk me nii-öelda pakumegi, noh, ma tean, et COVID-i raames on see valiidne teema ja meie nii-öelda teenuspaketist on seal siis toetavaks nii-öelda VPN-i lahendused, kasutajate seadmete lahendused ja erinevad mingi mobiilseadmete või keskhalduslahendused, ehk põhimõtteliselt, kui teie kliendid või töötajad ühendavad nii-öelda teie keskkontoris üle VPN-i ja tegelikult interneti välja pöörduvad, et kui kõik sisemine liiklus on teil nagu kontori ja nii-öelda töötaja vahel, aga tegelikult interneti välja ühenduv liiklus käib ikkagi nagu VPN-i nagu lõppseadmest, mitte ei ole split-tunnel, siis see info, mis sealt VPN-i tunneli otsast siis interneti läheb, on ikkagi nii-öelda Turvanetiga kaitstud ja filtreeritud. Ma loodan, et see vastas küsimusele. Et kahjuks hetkel nii-öelda erakliendi mõttes me seda nii-öelda teenust ei paku, et hetkel meil on nagu fookus olnud just ärikliendi nii-öelda kontoriühendusteni, kuhu tegelikult siis saab nagu nii-öelda need kodus töötajad siis nagu üle VPN-i või mõne teise lahendusega siis kokku tuua. Kas on Tartus mingeid küsimusi? Tartust on küsimusi. Küsimus on, et kas Ubiquiti... Sul mikrofon on väga kaugel, aga... nüüd on äkki parem. Ja. Kas Ubiquiti Dream Machine Pro või mingi muu korraliku tulemüüri puhul on ka mõtet Turvanet sisse lülitada? Ubiquiti kohta mul endal nii-öelda kogemus puudub, aga Turvaneti nii-öelda see loogika on see, me suudame analüüsida nii nii-öelda ISO osi layeri 3., 4. ja 7. tasemet. Ehk kui teil on nii-öelda ostetud selline kompetentne uue generatsiooni tulemüür, mille nii-öelda ohuteadmusbaasis ja nii-öelda infos te olete nagu kindel, siis miks mitte kasutada enda tulemüüri. Aga Telial on just ühe maailma nii-öelda suurima ja laiapindsema nii-öelda tulemüüri teenusepakkujaga see leping ja meie saame nende käest selle nii-öelda kõige uudsema ja kõige parema nii-öelda selle info kätte, et kuidas nii-öelda neid ohtusid tuvastada. Aga ma ei ütle, et see on nagu nii-öelda ainuke lahendus, et kindlasti on selliseid lahendusi olemas ka nii-öelda teiste nii-öelda pakkujate poolt. Aga meie pluss on just see, nagu, et te ei pea endale kallist tulemüüri ostma või oleneb muidugi ettevõtte vajadustest. Et meie toome selle baastaseme nii-öelda väikse hinna eest kätte. Aga ma ei tea, on veel küsimusi. Meil on 2 minutit veel aega. Ma võin siis küsida, aga kui palju teil ettevõtetel või kui palju teist teate, et kas teil on Turvanet olemas enda ettevõttel? Ma ei tea, kui keegi julgeb käsi tõsta. Kas turvafilter on sisse ka lülitatud? Kasutate? Jälgite? On kogemusi jagada? Raport ei tööta? Mitte midagi või? Kas see raport on tühi või raport ei tööta? Okei. Aga siis võib meile kirja saata, me vaatame selle teema üle, me aitame äkki sellega nii-öelda paremaks saada, et meie eesmärk on ikkagi, kuigi ei ole väga palju kliente, kes käivad seda raportit ise vaatamas, aga me pigem ikkagi tuleks nii-öelda appi. Aga ma ei tea, kas me lõpetame siis ära, eks kui teil tekib rohkem küsimusi, võite mind üles otsida, võite tulla nii-öelda sinna security ja IT-boksi, nemad küll nagu otseselt Turvanetiga nagu seal nagu
seotud ei ole, aga nad oskavad rääkida teile nendest teistest küberlahendustest ja turvalahendustest. Et aga kõike sedasama infot saab ka küsida enda kliendihalduri või helpdeski käest, et nemad võiksid osata teid suunata õigetesse kohtadesse, kus seda infot leida. Aga aitäh minu poolt!